Tema on Heino, 63-aastane õpetaja, kellel tööstaaži 35 aastat. Heino on töötanud ühes asutuses terve elu. Ta arvab, et töömeetodid peaksid olema kõigile samasugused ja sellised, nagu temale omal ajal koolis õpetati. Appi, ta on vist siin töötanud juba enne, kui internet leiutati. Jälle üks noor, kes arvab, et teab kõike Excelist ja elust ja saab vastused oma telefonist. Tema nimi on Ghislaine Cecily. Ta on 22-aastane. Tööstaaži tal küll ei ole, kuid ta on esimest nädalat praktikal. Ghislaine Cecilyle meeldivad viimase aja tehnoloogilised saavutused. Eriti meeldib talle vastuseid saada tehisintellektilt. Oh issand, kas ma pean nüüd temaga koos töötama? Täna vist oli mingisugune koosolek. Peaks end selleks valmis panema. Huvitav, millisest igavast teemast seal jahutakse. Ma ei tea, kuidas ma selle üle elan. Jõuan end veel valmis sättida, kuid selleks on küll energiat vaja. Andres Laanemets, Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi direktor, tõi välja järgneva. Meie õpetajate seltskond on heaks näiteks sellest, et vanus ei määra koostöö kvaliteeti. Kui käime ühiselt mälumänge mängimas, tekib alati tunne, et oleme üksteisele lähedasemad, sõltumata sellest, kas keegi on 20-ndates või 70-ne. Õpetajate bändil on samuti tohutu ühendav mõju, seal on koos tegutsenud inimesed alates 20-ndatest eluaastatest kuni 70-ni. Hea näide on inglise keele õpetaja ja bändi trummar Urmas, kes on 70-aastane ja endiselt aktiivne ning innustav. Usun, et igasugune toimiv töömeetod on väärtuslik ning ei ole mõistlik nõuda, et kõik õpetajad kasutaksid ühesuguseid, kõige uuemaid meetodeid. Lõppkokkuvõttes on kõige olulisem õpilaste areng ja rahulolu. Täpselt nagu meie õpetajate bänd näitab, mitmekesisus vanuses ja lähenemistes loob tugevama ja toetavama meeskonna. Positiivsed stereotüübid töökohal on järgnevad. Noored kuni 30-aastased töötajad on energilised, ambitsioonikad ja nutikad uute tehnoloogiate kasutamisel. Keskealised 31 kuni 50-aastased töötajad on kogenud, usaldusväärsed, perekesksed ja eeskujuks. Vanemad, 51-aastased ja vanemad töötajad on lojaalsed, täpsed ning korrektsed. Nii-öelda raudvara, kellele võib alati kindel olla. Negatiivsed stereotüübid töökohal on järgnevad. Keskealised ja vanemad töötajad peavad noori kogenematuks. Keskealised peavad noori vähem motiveerituks. Noorte arvates on keskealised mugavustsoonis ja mitte eriti loovad. Mitte eriti loovaks peavad keskealisi ka vanemad töötajad. Noored ja keskealised peavad vanemaid töötajaid arengule mitte orienteerituks ning tehnoloogia kaugeks. Jeesus! Jälle ta jahub midagi. Panen parem mussi. Uuringud on näidanud, et mida vanem on vestluspartner, seda rohkem noored tunnevad vajadust olla viisakad ja vältida konflikti, aga samas nad ka väldivad neid vestlusi. Antud joonisel tähistab skaala osalejate hinnanguid selle kohta, kui tugevalt nad tajuvad teatud omadust, näiteks viisakust, vestluse vältimist või suhtlusega rahulolu. Tihti on levinud stereotüüpne arvamus, et noored töötajad on energilised, ambitsioonikad ning nutikad uute tehnoloogiate kasutamisel. Töökoht on koht, kus põlvkonnad kohtuvad, aga kas nad ka räägivad üksteisega? Elu ei koosne ainult töötamisest ja tööalastest saavutustest. Meil kõigil on peale tööd oma tegemised ja tore, kui need satuvad omavahel kattuma. Tööpäeva lõpuks me oleme kõik ühtemoodi väsinud. Aga ikkagi inimesed. Kui suhtleme eelarvamusteta, põhinedes inimlikul huvil, mitte vanusel, suureneb töörahulolu ja meeskonnatunne. Avatud suhtlus toob välja ühised huvid ja loob võimaluse koos tegutseda.
vanus ei määra, kuidas me suhtleme. meie hoiakud määravad.